Tere, head seiklejad! Täna räägime sokkidest, aga mitte nendest sokkidest, mida miljonid vanaemad iga aasta jõuluvanale koovad, vaid matkasokkidest ja peaasjalikult lorpenist. Aga et teemaga edasi minna, küsingi alguseks ära, mis asi lorpen on? Lorpen on Hispaania firma, mis asutati 1985. aastal ja alguses nad tootsid sokke suurtele kaubamajadele. Aga 1998. aastal hakati tootma tehnilisi sokke ja 2004. aastaks müüsid nad juba oma sokke 45 riigis üle maailma ning 2013 siis olid juba turuliidrid tehniliste sokkide osas päris mitmes riigis ja müüdi sokke 65 erinevas riigis, sealhulgas ka siis Eestis. Et tegemist on siis tehniliste sokkidele spetsialiseerunud firmaga. Sa räägid nüüd tehnilistest sokkidest. Maakeeli see on tõenäoliselt matkasokk või see on selline nimetus, millega enamus inimesi neid tänapäeval tunneb? No jah, selles mõttes, et sellised sokid, millega on hea ka aktiivselt liikuda ja mida päev otsa kanda ja ikka on hea ja mugav olla. Aha. Mille poolest see sokk üldse erineb tavalisest puuvilasest sokist? Kõik tulebki sellest, et mis materjale kasutatakse. Et Lorpen kasutab oma sokkides selliseid materjale nagu Primaloft, Coolmax, Thermolite ja veel palju selliseid erinevaid materjale, mille omadused on sellised, et kui jalg higistab ja puuvilassokiga läheb jalg niiskeks ja ei ole üldse hea olla, siis need sokid, materjalid juhivad niiskust jalast eemale ja aitavad jala hoida kuivana. Lisaks on matkasoki puhul veel see, et matkasokk ei ole väga õhukene, isegi suvine sokk, sest et paksem sokk on jalas ja saapa sees mugavam ja ka kogu soki ulatuses ei ole paksus ühesugune, vaid kanna alla ja talla alla on natuke paksemad kohad tehtud, et oleks selline pehme ja mõnus. Samuti on sääre pikkus oluline, et kui saapa sees soki kanda, et siis soki serv tuleks üle saapa ääre, et ei hakkaks see jalatsi serv nagu jala pihta käima. Mismoodi see matkasokk töötab üldse? No sa rääkisid, kanna all on pehme, päka all on pehme, aga mis seal on veel mingid sellised erilisi nüansse? Lorpen teeb kahekihilisi sokke ja kolmekihilisi sokke ja seal ongi just see, et ühes sokis kombineeritakse siis mitut erinevat materjali. Ja näiteks kolmekihiliste sokkide puhul on nii, et see kiht, mis on vastu jalga, et see on sellisest materjalist, mis ei ima niiskust ja juhib seda niiskust edasi nagu teise kihti, et jalg püsiks kuiv ja oleks mõnus olla. Ja teises kihis see siis hajutatakse laiali ja sõltub nüüd siis edasi jalatsist, et kui hästi see jalats hingab, et kas see saab niiskust kohe välja tulla või siis, kui see jalats nagu jalast ära võetakse. Ja üks oluline asi on veel nende Lorpeni sokkide puhul on see, et see välimine kiht on nailon või polüamiid, mis on hästi vastupidav, et need sokid nagu kestavad kaua. Et seal ongi see, et kui näiteks sama vanaema kootud villane sokk on väga hea ja soe samamoodi, siis Lorpeni merino villane sokk, tal on kaitseks nailoni kiht ja seetõttu see villane sokk kestab oluliselt kauem. Hõõrdumisega on tegelikult selline teema, et kõik Lorpeni sokid sisaldavad 10% lükrat. Ja lükra on selline materjal, mis hoiab selle soki jalas paigal, et ta ei vaju kortsu. Ja kui sokk vajub jalas kortsu, see on üks põhjus, miks võivad tekkida villid. Et Lorpeni sokkidel on nagu see hea asi, et see sokk on nagu sirgelt jalas. Ja teine võimalus on veel, kui on kergesti villid tulemas, et on võimalik kasutada siis neid liner-sokke, et panna siis õhuke alussokk teise soki alla. Ja neid liner-sokke on ka siis kahte sorti, et on eraldi talvised sokid, mis on siis sellisest materjalist, mis aitavad jalga soojad hoida ja suvised liner-sokid, et see on ka nagu võimalus. Lisaks on õmblus, mis on nendel sokkidel siin varvaste kohal on selline mittetuntav ja nagu kokku heegeldatud, et see ka ei hakka nagu hõõruma. Aha, mis neil talvistel ja suvistel sokkidel üldse vahet ongi? On lihtsalt ainult paksuse vahet? Ei, kusjuures paksuse vahet ei olegi. Et tegelikult on suvised sokid tihtipeale sama paksud kui talvised sokid. Vahe ongi lihtsalt nendes materjalides, mida kasutatakse. Et talviste sokkide puhul on siis sellised materjalid, mis aitavad hästi jala soojas hoida. Et ongi Primaloft, Merinovill, Thermolite. Ja suviste sokkide puhul näiteks on põhiline just Coolmax kiud, mis on siis selline, mis aitab jalga just jahedana hoida. Aga kõik nad on sellised, et juhivad ka niiskust nagu väljaspoole, et jalg oleks ikkagi kuiv. Et see on oluline nii suvel kui talvel, et jalg oleks kuiv. Milliseid sokke veel on? Täna räägime praegu hetkel need matkasokkidest, aga kui sa enne rääkisid tehnilistest sokkidest, siis milline see valik on? Millise murega tasub veel poodi tulla? Lisaks matkasokkidele on siis olemas või toodab Lorpen ka jooksusokke. Et need on siis enamasti kolmekihilised, just selle mõttega, et see niiskuse juhtimine oleks väga hea, et jalg püsiks kuiv.
Nad on natukene madalama säärega, et noh, jooksujalad siis ei ole sellist kõrget säärt vaja ja ka see sokk on ise natuke õhem, et oleks just rohkem hingav, aga samas on ikkagi kanna alla on pannud sellised pehmendused, et oleks nagu mugavam. Ja lisaks teeb Lorpen sokke ka jahimeestele. Et kui jahimeestel kannavad põhiliselt jahisaapaid, mis on nagu kõrgema säärega kui matkasaapad, siis jahisaabaste puhul tehakse ka see sokk või võib öelda vist juba põlvik, et tehakse nagu kõrgema säärega, et ta ulatuks siis kogu selle jahisaapa sisse. Ja ka muus mõttes on nagu samad omadused, mis siin matkasokkidel, et samamoodi on nad siin kahekihilised, et see konkreetne sokk on siin näiteks merinovillaga, et sisemine kiht on merinovill ja välimine kiht on siis see kulumiskindel, et need sokid kestaks kaua. Lorpen teeb ka suusasokke, et on olemas murdma suusasokk, mis on ka siis selline, mis juhib niiskust eemale ja hoiab jala sooja. Ja on olemas ka siis mäesuusasokid, mis on siis kõrge säärega, et nagu põlvikud, et kui kanda kas siis mäesuusasaapa sees või lumelauasaapa sees, et siis oleks see sokk nagu kõrgema säärega ja neid on ka erineva paksusega, et on sellised paksemad sokid, kes tahab paksemat ja on ka natuke õhemad, kuid ikkagi samas nagu sooja hoiavad, et saavad ka suusatajad endale Lorpeni sokid. Ja suusasokke on võimalik osta ka lastele, et siin on sellised merinovillaga soojad kõrge säärega sokid, mida on veel 2 paari pakis ja nad on erineva mustriga, et saab nagu korraga 2 paari. No nendel pakkidel peale vaadates siis on siin selgelt ära näidatud, kes millele ja mille jaoks sokk sobib, aga noh, ilmselgelt ma neid ju kodus kandes seda pakki ei hoia alles. Et kuidasmoodi ma pärast aru saan näiteks aasta pärast, kui mul on lihtsalt peodes sokke, nagu mul tegelikult on ju, aga ma ei tea nende kangusest, enam ei mäleta mitte midagi ega ei tea seda nii-öelda kasutusala. Et kogu seda infot, mis on nüüd pakendi peal, seda nüüd soki peal muidugi ei ole. Aga ei ole ka seda kirjutatud, et kas on suvine või talvine sokk ja kui paksus on ühesugune, siis võib tõesti veidi nagu küsimus tekkida. Aga üks väike asi on, mille järgi saaks seda kindlaks teha, et nüüd uuematel sokkidel on siin üleval servas, kui see serv nagu keerata alla, siis siin on selline tähekombinatsioon. Siin on näiteks D3 MMH, mis ei ütle muidugi kasutajale ka mitte midagi. Aga kui nüüd see lõhend trükkida kas matkaspordi lehel sisse või Lorpeni lehel sisse, siis ta viskab selle soki lehele, millega tegu on ja sealt saab juba siis täpselt lugeda, mille jaoks see sokk nagu sobib. Ja teine asi on veel, et kui ei mäleta täpselt, mis suurus sai ostetud, siis on ka see suuruse märk on siin sees, et saab ka kiirelt näiteks e-post osta, et siis teab, mis suurust ja mis sokki nagu täpselt vaja on. No jalanumber tõenäoliselt ei lähe meelest ära, et selle suudad ikka meelde jätta, aga hea vihje on muidugi see keeruline kood seal soki sees. Osadel sokkidel vanaematel oli ta veel siia nagu kootud see kood siia ette ossa, aga noh, peab vaatama, et kas ta siis on siin või kui seal ei ole, et siis on selle ülemise serva sees. No nii, aga võtame siis lõpetuseks kokku need põhilised punktid, mille pärast Lorpeni sokid head on. Nagu ma siis kõik, mis ma siin eelnevalt rääkisin, et üks asi see, et nad sisaldavad lükrat, et see sokk seisab jalas paigal, ei vaju kortsu. Teiseks, et need materjalid, mida kasutatakse, on sellised, mis aitavad juhtida niiskust jalast eemale, et jalad on kuivad. Et talviste sokkide puhul kasutatakse materjale, mis hoiavad jalad soojas. Ja et see välimine kiht on see nailon või polüamiid, et need sokid kestavad kaua, et ei kulu kohe kiiresti auku sisse. No vot, sellised need sokijutud said ja ütlen lohutuseks, et ega seda eelnevat infot ei pea kõik endale pähe õppima. Võite tulla rahulikult matkaspordi poodi ja küsida endale sobilikke sokke endale sobilikul ajal. Nii et näeme metsas!